Ühesõnaga lugu järgmine, et alaarenenud laste koolis on lapsed paigutatud 5 erinevasse ritta istuma. Kõige ees istuvad kõige priimused, tublid lapsed, ütleme siis juba tagapool juba natukene rumalamad ja siis päris taga tead ise kes, eks ju. No ja 12. klass ja õpetaja küsib, et lapsed oskate nimetada koduloomi. Esimesest reast käsi püsti, et mina tean, kass. Õpetaja ütleb, tubli istu, tõesti, kass on koduloom ja siis keskmisest reast käsi püsti ja kas sina tahad ka midagi öelda? Jaa, jaaguar. No õpetaja sügab kukku, et ütleb, et no jah, jaaguar võib olla tõesti koduloom. Kõige viimast reast käsi püsti. Veebruar. No mutike kurat tänaval ja korraga paneb lõugma. Vägistati. Ment on kohe kõrval ka. Kus, mis, millal? 25 aasta eest. No mis siis nüüd enam karjud? Hea on meenutada. Et koonduslaagri värava peal on siuke silt, et täna õhtul laagris disko, kuulipil tuleb Fritsil uued lindid. Juku läheb hommikul kooli. Ajalootund. Õpetaja võtab Juku ette, ütleb, et eelmise tunni teema Juku, et räägi meile rahadest. Juku räägib, et metallrahad on ja paberrahad on ja puurahad on. Õpetaja hakkab raalima, et kuidas nüüd puurahad, et mis jutt see nüüd siis siukene, kust selline info? Juku ütleb, et ega mina ka täpselt ei tea, need hommikul oli, just täna hommikul oli, naabritädi tuli meile ja ütles emal, et tead, kus eile öösel vedas 2 kepi eest sain kasuka. See oli hea lugu ju. Lõvi annab välja säänse seaduse, et enam metsa lageda taeva alla sittuda ei tohi. Ehitab metsa kõik uue peldiku, virkvärk, et kes nüüd tahab, läheb sinna konkreetne jutt, et mets on väga ära saastatud ja kõik see muu jutt sinna juurde. Okei, mingil päeval jänes jookseb ringi toore toblikaid söönd ja niimoodi lippab tagant, et paha lugu on ja mõtleb, kohe ongi õnne, kohe ongi pahasti, kohe lähebki ja peldikusse võib-olla jõuaks, seal on nii uus asi, järjekord on taga, virkvärk. Pole midagi teha, vaatab kedagi ümberringi ei ole ja ehitab sinna samasse põõsa alla. Naks. Ja nagu nõiutud, nagu nöörist tõmmatud on, lõvi on kohal. Vaatab, tuleb. No mis ma nüüd teen, kuhu ma jooksen, eks ju. Paneb käpad peale. Lõvi tuleb sinna. Jänes, kurat, mis teed siin? Liblikaid püüan. Liblikaid? Näita mulle ka. Teeb käpad lahti. Ära lendast, türa sittus ka veel. 2 meest saavad kokku, üks võib teisele. Lähen õhtul koju, vaatan, naine tuleb ukse peale vastu, ainult hommik, ma tõesti jube kaval nägu peas. Jagasin kohe paugu lahti, tormasin taha tuppa, teen kapi lahti ja ongi vend vahib vastu reis. Teine ütleb, see pole sittagi. Ma lähen koju, naine tuleb vastu kaval nägu peas. Aimasin ohtu, lähen kööki, teen küll kapi, raisad olidki mulle ära joonud. Jalutab pime mees. Kepikesega toksides mööda linna niimoodi jalutab seal toks, mustad prillid peas. Läheb heeringa puiselt kalapoest mööda, tuleb heeringa. Tere naised. Siuks valitakse presiidiumisse. Antakse Moskvasse 3-toaline korter, kõik virki värki, lähevad naisega korteris, vaatab, pljääd, korter takku ja aknad läbipaistvast klaasist sinna tänna. Siuks jõuab otsaga vannituppa, vaatab suur peegel ja hüüab, naine tule vaata, mul tuli vend külla. Naine jookseb sinna, on jah vend, kuule mingi rõveda maltsa on kaasa vedanud. Ja nüüd ma lähen pissile. Ma nüüd proovin ühte rääkida väga mälu jälgi, ma pooled improviseerin, ma garanteerin, mul välja tuleb. Lühidalt kuidagi on sedasi, et sõjaväes on meditsiini ettevalmistustund. Metrühmal nähtavasti siis. Ja siis istuvad seal ka ja kõik ja puha ja üks noorsõdur ei saa ka aru, et kuulge, milleks ta kuradi fucking meditsiini vaja läheb, on ju. Käib kuradi granaatkaevuks, käib litaks ära, me kõik oleme kuradi maadi ilma laiali, mis siin kuradi meditsiinist enam abi on, siin on kuradi ainult lihakorjaid vaja reis. No ei ole ikka päris sama, kõik ei saa ju surma. Mõtle, kui näiteks sina saad pihta pea ja perse lendavad küljest ära, on ju. Aga peab ju teadma meedik, mida teha, kuhu, mis asi õmmelda. Mõtle, kui õmbleb valesti. Õmbleb sulle perse kaela otsa, mis siis saab? Kraenööp ei lähe kinni, teised jooksed rünnakule hüüavad, urraa, mis sina teed? Veel on lugu. Mees läheb, meil on siuke juhtub kuidagi sedasti pahasti, et jääb kuskile vahele naks ja pool on ots läinud, eks. Jupp on kadunud ja mees läheb sinna, kuule vaata, mul on 2 senti kuiva kusa nahka ja pole mida ma sellega peale hakkan, et hädasti on vaja. Arst siis mõtleb ja juhtub loomaaiast mingisugune pooltõbine elevandi lapsuk olema, võtab selle londi otsast jupi ära ja paneb sinna asemele, nii väga hea. Mingi aja pärast mees läheb arsti juurde, arst küsib, kuida on, muidu väga hea, vahepeal hakkab laua pealt suhkrut varastama. Teine teema. Kõnnib siukene täies jõus
härg või pull kõnnib, seisab keset karjamaad nagu postament ja hüüab, et jebuu, jebuu. Lehm karjama selle peale, et kavo ja metsast hüüab lammast, minja. Lühidalt, karu tuiab mööda metsa, mingi hiitpohmell on kallal, jänes tuleb vastu ja ütleb, et teate, mis aitab, et mõistatused aitavad jube hästi, nagu arutamine persu jutte, kus kuradi mõistatused, oota, vaata, ma näitan sulle. Küsib karu, mõista, mis see on 2 tera, 2 kera. Karu tükaga raalib ja jammusta midagi lahti ja see on ju käärid, kuidas sa aru ei saa. Siis küsib, aga mis see on? Ise on nõnda ümmargune, pealt siiruviiruline 1000 mees sees. Karu raali peale tükaga sitte, karu ei saa, et mis asi siis on? See on ju arbuus, kuidas sa aru ei saa. Karu ütleb, kuule, jäta mu hing rahule, mul on niigi sitt olla, tallub minema. Hunt tuleb vastu, veel hullem pohmakas. Kuule, mina ei tea, jänes rääkis, et pidi pohmaka vastu aitama, kui mõistatusele rääkida. Hunt on ka, et mis kuradi mõistatuse. No ta proovime ise. Mis asi on mõista, mis on arbuus on perses. Kuule, see on jumala jama ju. Kuule, ma ütlesin jänesele ka, et on jama, aga jänes ütles, see on käärid hoopis. Alkad. See on, kuidas pataljoni ülem kutsub reami enda juurde, ütleb nii, eile õhtul saabusite väeosasse kell 2, öösel. Just nii saabusin. Olite sodina lakku täis? Just nii olin. Tulite mingisuguse kuradi käruga? Just nii käruga. Tähendab 10 päeva pimedat kartsa. Kas ma võin teile minutada, et kärus olite teie? Nii, kui naine tuleb sulle tänaval vastu ja pea on keeratud vasakule, siis tal on armuke. Kui naine tuleb sulle tänaval vastu ja pea on keeratud paremale, siis tal on kohe kindlasti armuke. Kui naine tuleb sulle tänaval vastu ja pea on kuklas, siis tal on 100% armuke. Ja üleüldse, kui naisel on pea otsas, siis tal on igal juhul armuke. 2 vanameest istuvad, muljetavad siuksed 80-aastased, üks ütleb, näed, käisin siin sõbranaga kuurordis ja sedasi ja teine, mis sosa sõbranna mingi siuke. No on siuke 23-aastane tibid, et käisime teatris ja kinos ja jalutasime luidetele nii, kuidas eksiga oli, oi, peaaegu iga päev. Kuidas nii siis? No peaaegu esmaspäeval ja peaaegu teisipäeval ja peaaegu kolmapäeval. Nii, lühidalt olla olnud siis mingi siuke mees, kes ühesõnaga tuli kuskilt mingi kõlaks, et kuskil metsas elab mingi mees Nõukogude ajal kuskil, kes peeretab Nõukogude Liidu hümni järgi. No ei läinudki kaua aega, kui sellest muidugi seaduses ilm nii-öelda kuulda sai, mindi kohe kohale, kurat, suured onu, kuradi püssimehed tulid kohale, kõik seal kuradi täägid küljes ja puha ja et Siberi sõit reis. Aga seal oli see, kes oli kuradi vana, kes oli see nagu juhataja või ülemus seal, ütles, et kurat, et tegelikult on siuke värk, hakkas mõtlema, no naljaks mees ka ütles, et tegelikult on siuke lugu, et 2 kuu pärast tuleb siin mingisugune suur pleenum või mingi kuradi teema. Et kui sa selleks ajaks kuradi internatsionaali ka järgi peeretad, siis annan andeks. 2 kuud on aega reis. No vend, et no hea küll, mis ma ikka teen, katsume siis kuidagi viisile. No jäetakse vend rahule, läheb seal aega mööda, 2 nädalat on jäänud sinna pleenumini maad, lähevad siis sinna, et noh, kui ta on, oskad või? Vend ütleb, et kuule, ma peame pisut harjutama, et muidu tuleb välja küll, aga vaata seal refräänis, kus need kõrged kohad on, seal hakkab sitta sisse viskama kuradi. No ühesõnaga, nii-öelda luuakse linna spermapank. Muidugi esimesed päevad seal kõigil meestel teadagi puha vaja ju kähku lahti saada. Tormavad kõik sinna sabasse seisma, kõik ilus kena. Seisavad, see pikk saba seisab mehi ja kõik tahavad nagu lahti saada. Korraga tuleb saba lõppu mingi naine. Kõik nagu raalivad, et see on nüüd küll millestki valesti aru saanud. Nüüd kuskilt kilub kinni rais. Viimane mees küsib, et mis te olete valesti aru saanud, see on spermapank, et mis te tulite pauku varandama? No, lühidalt. Läheb mees siis sinna samuste restorani ja tellib suppi, kõik kelner tuleb, viilgelt tipp-top, seal toob supi laua peale. Mees vaatab, et kurat, vend tuleb, piletib pöial on suppi sees, no eks ole nüüd vasaku peale kõige kannabi, pöial on suppi sees, nii sedasi. Kuidas siis nüüd niimoodi? Hea küll, et Nobel koht ka, et nagu kogemata, et hea küll, anna andeks seekord. No sööb suppi jälle, väga supp. Tellib prae. Vend toob prae, naksti pöial on soosti sees, kuradi pulli. No hea küll, et noh. Ja küll, las ta jääb, ma olen ka nii rahul, nagu mina, hästi rahulik klient, eks. Ja sööb prae ära ja no nii ja praed ja täitsa ole mõissi ja tellib kohvi ja kelna tuleb, peial on kuradi kohvi sees. No kurat, nüüd viskab sita nii keema, kurat, miks teil on näpp või see peial minu toidu sees kogu aeg? No see terve süki paha lugu, no kurat, käisin maal, lõhksin puid, läks pind näpp läks mädanema, nüüd arst ütles vaja sooja soida. Sa pane persi omale see näpp, panengi, kui kliente ei ole. Mis asja, et panengi, kui kliente ei ole?
ühel poisil on siuke paha komme, et iga kord etteütluses või mingi õige kirja asja kirjutab, iga kord kirjutab, et ma lähen kodu. Ta niimoodi valesti kirjutab. Õpetaja on teda nagu ma ei tea, kui palju kordi on õigele teele üritanud juhatada, sellel nagu ane selga vett on. Lõpus õpetajal on koppe ees, ütleb nii, et nüüd ennem koju ei saa, kirjutada tahvli peale 150 korda, et ma lähen koju. Saad aru? No ja küll, tüüp siis võtab kriidi, kukub seal, kriuksutama, saab tahvli täis kirjutatud 150 korda ja siis ütleb, et kuule, ma kirjutasin kõik ära, ma võin nüüd kodu minna või? No, sõidab tüüp lennukiga on ja siis tuleb, tema kõrval istub paavst. Ei, paavst sõidab vist lennuki, ütleme, et piiskop oli. No mingi kiriku ärtu on seal. Istub talle sinna kõrvale, no mingi võll. Ja seepärast võtab hakkab ristina lahendama. Lahendab selle, siis kõrval küsib, et kuulge, küsimus, et 4 tähega, et mis asi see on, et 4 tähega, et seondub naisterahvastega, esimene täht on P ja siis lõpus on DS. Ja et kuidas ma nüüd ütlen, et kurat kiriku isa, et kuidas ma ta nüüd ütlen, ütleb, pats, õige jah, pats, andke kustutuskummi palun. No on seal mees on kuskil ametlikul banketil jah. Ja tuleb tema juurde, no klaas on käes, eks teeb suitses, tuleb mingi teine vend sinna küsib, et kuulge, kas teil on oma naisest pornofotosid? Muidugi ei ole kuradi kaabaks, mida sa mõtled, tahad mõnda? Istuvad 3 mutikest pingi peal Narva linnas, koovad keegi üks oma sukka. ja üks mutt räägib, et vot, et minu pojast vist saab meedik. Pojast. Et miks sa nii arvad? No näed, on seal kodus on mingid rohud, kuradi süstlad on ju, pakib need rohud, virgid ja muudku majandab, no ega midagi, no teine ütleb, minu omast vist saab siis botaanik koguni, et aga miks siis nii? No võt, näed, on pööningul kasvavad kastides mingid rohud, lõikab, kuivatab, pakendab mingi teema, ilgelt mässab. Oi jah, 3. ütleb, kuule, minu omast saab siis vist kosmonaut, kuidas siis sedasi? No võt, iga õhtu tuleb koju, tõmbab mingi imeliku kilekotti pähe ja karjub, papka, uletaju! Ühesõnaga kuskil seal 70 aastate seal, või no ütleme sõjajärgses kuskil Odessas, meeletu pikk vorstisaba seal seisab, siukene kõik seal ootavad ja korraga trügib sinna kõige ette otsa selline nii Poliit Matvejitš, selline kuradi Vorobjaninov siuke frakk seljas ja monokkel silmas siuke, selline aristokraadivõsuke siukene, hirmus siukse lordiliku näoga ja trügib kohe sinna kõige ette teiseks niimoodi. Selle tagant mingi vanaid paneb lõuga, tipu kuta või sto või nii ja naa. Monokkel vaatab seda süli õla, ütleb talle, et jebal ja vas. Muitik ehmatab ära, mine tea, endal pea ilvanamees ka äkki ongi kunagi ehal käinud, no jumal eest ei tea reis. Aga siis tuleb vanaid ja selle taga on siuke rõõla, siukene õlad nagu küüni väravad ja küsib, amin ja? Monokkel seda vaatab, vas ne pomnju. Kuskil seal samuseski avalikus auditooriumis peetakse samustki loengut alkoholi kahjulikkusest, siis lektor ütleb, et alkohol on ikka tegelikult väga kahjulik asi ja loomad saavad sellest veel paremini aru kui meie. Näiteks kui paneme eesle ette, paneme ühe klaasi, kus on vesi ja teises, kus on viin, ta valib alati selle, kus on vesi. Mis te arvate, miks? Keegi ütleb, seepärast ta on eesel lihtsalt. No jälle Borussik tantsib seal palli selle samuse Natašaga, eks ju, siis korraga Nataša, et kuulge Borussik midagi haisib üle paast, teil on mustad sokid jälle sul, äkki lähete võtate ära? No hea küll, läheb saalist välja, tuleb natukese pärast tagasi, tantsivad jälle. See ikka, no kuulge ikka haisib, kas teisi võtnud ära? Võtsin küll, näeb, õue taskus on. Niimoodi, jalutavad kuskil seal Peterburis, kuskil ilusal linnutiigeres, jalutavad Borussik Roževski ja Nataša Rostova. Nataša niimoodi mõtleb, tõstab silmad taevasse, küsib unelevalt, et Borussik, kas teie ei tahaks luik olla? Borussik ütleb, pall ja persega külmas vees, tänan ei. Et joomise 3 staadiumit on nagu 3 naist, kes külla tulevad. Kõigepealt tuleb Tatjana, siis tuleb Oksana ja hommikul tuleb Pohmela. Et on seal tütarlaps on selle samuse normega seal voodis ja ütleb, et tead alati, kui ma sinuga voodis olen, siis ma mõtlen Kevin Costnerile. Oda, Kevin Costner tüüp arutab. See tüüp sealt filmist, see ihukaitse filmist, aga mis pärast temale, meil pole ju mitte midagi ühist. Vaat nimelt. Ühesõnaga, tsirkuse direktori seal kuradi office'is on ju heliseb telefon ja see võtab vastu, et jah, et see tsirkus see ja teine. Kuulge, kas teil on rääkivad hobust tarvis? No kui te nalja teete, ma olen keda te lolliks peate, rääkivad hobust pole olemas. Paneb toru ära. Läheb mõni hetk mööda, telefon heliseb jälle. Kuule, ma räägin tästa tõsiselt, kas teil on rääkivat hobust vaja? Kuulge, lõpetage see pull, mul on tööd, kurat üle pea lae, kurat ärgi lollite, aga mul muudki teha, rääkivat hobust ei ole olemas. Viskab toru ära.
läheb mõni üks tühine hetk mööda telefon heliseb. Kuule, sina kabjapuuga ära loobid ära kogu aeg. Mis sa mõtled, mul on kabjaga lihtne numbrit valida või? No ühesõnaga sügav glasnosti need perestroikad ja muud jutud, mis kõik tulevad, eks ole, siis tehakse seal kuskil selline meeletu allahindlus või ühesõnaga selline uus asi, et Ameerika sõjaväelased lubatakse ühte Nõukogude tuumabaasi. Tuleb sõjaväelaste grupp kohale, kõik seal vaatavad, uudistavad tipu, betoon, seinad 6 meetrit paksud, väga vägev on ilgelt tore. Käivad seal kuskil oma toas ja korraga tormab mingisugune polkovnik sinna tuppa, kes viskas kirsa puldile? Kõik, et mis kirsa, mis pult, mis asja. Ma küsin, kes viskas kirsa puldile? Keegi A-dega I-d ei oska öelda, jumala eest öödega mütsi asjast ei tea. Kõigil toeglavang võtt ja läheb kätte kõõrsi nii kui tuleb välja, kes viskas kirsa puldile. Okei, nagu käsule ollakse harjunud alluma, siis kõik viskavad, hakkavad seal pumpama niimoodi. Panevad seal 2 tundi pumpavad juba kätte kõõrsi, polkovnik tuleb tagasi, sigane vihane, et kurat, kes viskas kirsa puldile, kas tuleb välja või tule? Üks Ameerikas, aga meil Ameerikas pole enam teie Ameerikat, kes viskas kirsa puldile? Pole enam teie Ameerikat. Et istu kaks vanamutikest elavad seal kuskil Iru pensionaadis ühes toas koos sedasi. Ja elavad ja siis ja üks ütleb seal siis õhtul teisele, et Berta, kuule, vaata, kas vibraatori patareid käivad veel, homme tuleb uus Playgirl. No ka nooruke grusiin Kivi hakkab seal sõjaväkke minema ja siis küsitakse siis selle komissariaadis, et no kodanik, et kas te teate, et sõjaväes igal pool suitsetada ei tohi? See ütleb, tean. Aga kas te teate, et sõjaväes alkoholi ei tohi üldse tarbida? Ka seda tean. Aga kas te teate, et sõjaväes tüdrukuid nagu harva kohtab ja kui kohtab, siis harva kui saab? No tean. Kas te olete valmis andma kodumaa eest oma elu, kui seda tarvis peaks minema? No võtke, mis ma seal sitaga enam teen. Ema istub seal hommikusöögilauas, ema ja poiss, ja siis poiss küsib, et ema, kuule, et miks isal nii vähe juukseid peas on? No ema ütleb, et isa on tark mees ja mõtleb hästi palju. Aha, miks sul nii palju juukseid peas on? Sa sööma putru ära päri, kas lollakad asja. Nii, Juku tuleb õhtul koju, muste räpana nagu viimane sita vikat reesk. Tädi hakkab kauplema, et kuule Juku, lähed pesed käed ära, ma annan sul 5 ka. Või lähed pesed kaela ka, ma annan sul 10 ka. Kuule, mida sa sitta kaupled, viska sott, ma olen vanni. Nii, on kuskil Venemaal seal sõjaväe osa, kuskil vahipost seisab sõdur, tibla tule kaabli pealt ära. Ja, et on kuskil Venemaal väeosa seal vahipost, sõdur seisab ja tuleb mingi major sinna, küsib, et kuidas nimi? Rjamist Petrov. Palju mehi sul roodus on? 70. A pataljonis 250. A miks sa mulle lobisid sõjasaladuse välja? Äkki ma olen spioon? Piraki kuula otsa ette. Vaata raiska. Juku on hästi kaua aega nagu seal haiglase poolt õnnaks ja kahvatuks jäänud niimoodi paistab poole saadik läbi. Ja siis korraga õed seal kuskil kuulevad, et Juku palaski pirmus küsida, appi, tapetakse, tormavad ruttu kohale, Jukut kuskil pole. Juku, kus sa oled? Voodi all, mis sa seal teed? Ämblik tuli käsi väänama. Juku ja Juta lähevad kaubamaja vargile. Jutal on juba aknas sisse ja hüüab, telekas, viska alla. Natuke aega läheb mööda, kassetikas, uba, viska alla. Veel läheb pisut aega mööda. Kroomnahast säärikud. Viska ruttu olla. Kuule, ma ei saa sinna mingi praht sees. No mis siis, raputa välja. Ei saa, soojab mul natist kinni. No ja mees karjub naise peale. Tead, nii loll, sa oled nii kuradi loll, kuradi eiträsk. Kui praegu tuleks kuskil võistlus niimoodi, noh, maailma lollimate inimeste peale, sa võidaks raudselt teise koha. No nii, et mis pärast teine? No sa oled nii loll, kurat. Siuke teema ju. Mingi 3 merehädalist naist peale laeva hukku satuvad kuskile inimsööjate saarele. Üks on selline hästi pikk ja peenike, siuke kõrend. Teine on jälle siuke täissale, nagu Saaremaal öeldakse, selline maasteriti kõrgele julata keskelt annab täie mõõdu välja. Ja kolmas on selline, noh, sellises mõistes, no nagu, no siuke Pammy Anderson, siuke hirmus siuke missikandidaat. Ja siuke puberteedi unenägu. No, ja seisab siis hõimupealik ja väike poeg on kõrval, seisab seal niimoodi ja siis poja küsib, et issi, kuule, kas me hommikuks sööme selle pika ja kõhnatädi ära?
Jah, poeg, selle sööme tõesti hommikuks ära. Ja kas me lõunaks sööme selle väikese ja ümmarguse tädi ära? No jah, poeg, seda peab vist tegema küll, jah. Ja kas me siis õhtuks sööme selle siga ilusa tädi ära? Ei, õhtuks sööme ema. No läbi on saanud siis see teine maailmasõda, seal see suur Isamaasõda või mis iganes ta seal oli ja lapsed lähevad uuesti kooli peale sõda ja istuvad seal kõik, noh, õread on nagu vähe õredamad, aga noh, muidu näod on samad. Ja õpetaja küsib, et no mis keegi tegi sõja ajal, et no, et Saša, et mis sina tegid, on ju? Saša ütleb, et no mina olin partisanid juures, olin luures käisin ja teejuht olin, väga tubli Saša, tubli viis, väga hea laps, siin pole midagi ütelda, tõeline geroi, et oma isamaa ustav poeg. No, et aga Linutška, et mis sina tegid, on ju? No mina olin seal latsaretis ja aitasin kõik sõdureid siduda ja virk ja värk ja nii ja naa ja väga hea, see on tublisti tehtud, täitsa vinks-vonks, et pole midagi halba öelda, on ju. Et no Vovuška, mis sina tegid? No mina olin eesliinil, seal andsin kaevikus sõduritele kuulipildu ja linte kätte. Tõsi ka, sul juba see kangelane siis täitsa, ma ei oskagi kui midagi, aga mis sõdurid sulle selle peale ütlesid, mis nad ikka ütlesid, kutt Valdemar, kutt. Tüdruk tuleb koju, ütleb isale, et ta on rase. Vanamees jumal on öelnud, kurat, mis tähendab rase? Ütlesin sulle, et kui tuleb alati öelda ei, kui mingi siuke pakkumine tehakse. No aga ma tengi niimoodi. Tüüp küsis mu käest, et ega sul midagi selle vastu üle. Ma ütlesin ei. Istub mingi väike tatt kuskil laua ääres hommikul, ei taha putru süüa. Ema ütleb, kui sa korralikult putru ei söö, no väike laps käib, kui sa kohe praegu putru söö, ma kutsun nõiamoori. Hei, mis oled, et nõiamoor seda saasta tahab? Läheb jahimees metsa üheraudne üle õla. Jõuab karu koopa ja vaatab, plääd. Sihuke vägev auks, peab rausalt karu tulema, vaatab karul sadur paistab, paneb lidakale piraki. Karu ainult selle peale mühatab, keerab ringi, nii, no nii, ellu taha teada, aga nuuga ruttu põskevõtt. No, ega midagi, jahimeel ka elu armas, kakub karul lahti, aga mõtleb, et no nii ka ei jäta, läheb järgmine päev. Tuleb kaheraudsega, läheb sinna kooper, müraki, kaks pauka karuga, keegi vist ammustas. Keerab ringi, jälle sina siin, no mis siis ikka ellu taha teada, no pole midagi teha, söö aga. Annab odavalt kättegi, et nii, jahimeel on hing nii täis, suure vihaga läheb, ostab endale mingi tuttuva viielasulise karabiiniga, et siukene, mis poolautomaatne on, läheb sinna kooperdele, lajatab kõik need 5 pirakat vastu seda koopasuud ära, karu vaatab sinna, sa Maia Smokell oled siin. No, lõvi kehtestab metsas kuiv seaduse surmanuhtuse ähvardusel. No, läheb järgmine päev siis džungli peale kolama ja vaatab, kõik on kainet, jänes siga juue täis risk. Jänes, mis värk on, kurat? Kõik on kainet, sina ainuks on juue täis. No lõvi, anna andeks, tead vanast harjumusest tõmbasin nina täis. No anna tõesti andeks, no hommel on kaine. Lõvi mõtleb, no hea küll, teeme nii. Läheb järgmine päev jälle džungli peale kolama, vaatab, kõik on kainet, jänes jälle siga juua täis. Jänes, mis värk on, reis? No tead, anna andeks, no tõesti, no nii paha oli olla, kurat, no pidi peale jooma, no tõesti annaks, no viimane kord. Lõvi mõtleb, no hea küll, aga et homme oleks kaine. Läheb siis järgmine päev jälle džungli peale kolama, kõik on kainet, jänes mitte kusagil. Mis värk on, kurat? Käib risti-rästi läbi džungli, mitte kuskil jänest. Lõpuks jõuab kuskil džungli ääres mingi väikse tiigi äärde, vaatab jänese kõrvad, paistavad tiigist välja. Tõmbab jänese kõrvupidi välja, jänes jälle siga juua täis. Jänes, kurat, teab, mis su kohe juhtub? Tead, Lõvi, saada seal metsas oma loomadega, mis tahad, aga meid kalu jäta rahule. Sipelgast räägime nüüd, jah? Tuleb, kurat, pullu tõukrooma mööda metsavahet ja vaatab. Ütle hoiakahjur. Hoiakahjur. Tuleb mööda metsavahet sealt kuskil kuradi sõnalad on kõik niisked ja ilgelt tore ja alles on vihma saanud. Vaatab, mingisugune imelik vigur nikerdab mulle vastu. Saab lähemal, vaatab, kurat, sipelgas reis. Sidemes üleni, kurat, kinni mähitud. Pooled jalad ära murdunud, kuradi, ilmus kole kuradi kõrbend ais on juures. Sul viga on, reis? Ei midagi, reis, tulin õhtu kuradi kõrtsust koju, kedagi ei seganud, reis. Üks mölaks astus käe peale, see pisiasi. Pärast vaatan ja korraga vaatan teeres Jaani uist, reis. Aisa, reis, kui sul oli kihu üles, mõtlesin, lähen tõmban kiire tihi, reis. Hüppasin selga, reis, suitsukoni oli. No, väeos on üles riistatud ja major kõnnib rivi ees ja
nii, Soomuse auto peal läks raadiojaam rikki, kes ära parandab, saab nädal aega puhkust. Mingi tarkpea kohe, tead, seltsimees major, kas see raadiojaam on lampide või pooljuhtide peal? Kordan juhmakate jaoks, raadiojaam on Soomuse auto peal. Reamees läheb jällegi polgukomandari juurde, ütleb, et kuule, polgovnik, sinu juurde tuli sinu naine. Mis tähendab sinu juurde? Öeldakse, et teie juurde. Ei, meie juures käis eile, täna tuli sinu juurde. On jalgpallimäng Saudi Araabia versus Afganistan. Kommentaator räägib. Ja Sebo Taribo Kantali sur söödab Kentuuris ekstra Sikulado Vilado noorele ja hei, väljakule tuleb Al-Samer Sikumado Toribo Kantilo Glöku Siku Taribo. No ühesõnaga jälle kuskil pallil Porutsik tantsib seal mingisuguse prantsuse rahvusest daamiga, ütleme niimoodi. No hea, tantsivad ja korraga siis niimoodi prantslane, vaatab alla poole, kuulge, monsieur, teil on vorstikauplus lahti. See niimoodi vaatab, kus on raisk, ongi kõik nööbid lahti, vabandab, on ju, läheb korra eemale, no läheb saalist välja, paneb nööpegi niisama, kuradi eitpalt, aga sa ütles, kuradi vorstikauplus, ma talle teen raisk. Läheb tagasi, küsib, et ega te juhuslikult selle vorstikaupluse omanikku ei näinud. Seda ma ei näinud, aga üks väsinud laotööline vedeles kottide peal maas. No, vennike läheb uriiniproovi andma ja kurat, et kuidagi ei tule see värk, et peaks enne mõned õlled ära jooma. No, joob mõned õlled ära ja läheb arsti juurde ja arst siis ka niimoodi, et näete, et seal kapi otsas on pudelikene, et lasete sinna. Ma olen ise kabinetist välja. No, vennike, okei, et tavai. No, arst tuleb mingi aja pärast tagasi ja vaatab, kurat, kõik seinad, märjad, lagid, tilgub, kõik on täis kustud, mis värk on raisk. Vennik ütleb, no raisk ei saa mitte pihta raisk, nii kõrgele pandud teine. Chapai saadab siis Petka sinna Jaapanisse karateed õppima ja Petka tuleb tagasi ja must öö peal ja hirmus vend. No, võtavad seal viina, joovad siia-sinna ja Chapais hakkab pärima, et no, mida õppisid? No, mis seal ikka tead? No, näita midagi ette. No, Petka ütleb Chapaile, et pööra selg. No, Chapai pöörab selja ja Petka võtab raudkangi kätte, lajatab Chapaile täiesti just neerudest. Chapai, ai, lolliks on läib Petka või? No vot, täpselt nii löövadki, aga ainult käega. Istuvad kuskil seal, ühesõnaga lähevad vaidlema autojuht ja piloot, noh lennuki piloot, et kumb nagu tegelikult ikka kõvem mees on. No ja lõpuks on siis asi nii kaua piloot, et tavai ma näitan sulle, mul on, kohe lähme aerodroomile, kurat, näitan sulle, kui asjad käivad. Lähevad sinna, istuvad kuradi, noh nagu sinna kabiini on ju, vend tõmbab siis kuradi, noh lennuk maast lahti, rast hakkab kohe kõrgust võtma raisk. 100 meetrit saad maast lahti, vend. Esimene 100 on sees, tõuseb aga uuesti. Teine 100 on sees, tõuseb veel, kolmas 100 on sees, siis on pilvitus, pilvekate, noh. Lendab seal pilve sees, ütleb, nähtavus 0, sõidan pribooride järgi. Teine mees taga, jumala sirge nagu üldse ei huvita ka nagu, vaatab, see on tõesti mingi imelik tuim vend, et seda nagu ei ehmata millegagi reis. Midagi maandub ja, vaata, lähme, ma näitan sulle. Lähevad autosse, istuvad sinna, hakkavad sõitma reis. Pane turvavöö kinni, vend turvavöö kinni, sõidavad. Vend võtab istme vahelt, võtab kuradi viinapudeli, paneb klõng, esimene 100 on sees. Sõidab, teine juba kurat juuades peaga sõidab, paneb klõng, teine 100 on sees. Klõng, niimoodi, paneb kuradi, võtab pudeli, paneb piraki, kolmas 100 on sees, siis tõmbab endale jopega puud süle näotab ja sõidab ribooride järgi. No, Korba üritab siis vaadata, kuidas tema kuivseadus mõjus. Läheb siis tehasesse ja vaatab mingisugune vennike seal treipingi taga treib just parajasti. Läheb juurde ja küsib, et kuida on siis? Et pooliku suudad ära juua?
no suudan. No aga liitri ikka suudan. No aga 1,5 ikka suudan ja teen tööd ka veel. No aga kui sa 2 liitrit ära jood, kas sa siis suudad tööd teha? Ikka. No aga 3. No seltsimees Mihhail Sergejevitš, te ju näete, et ma töötan. Kadunud tütarlaps nimega Maarit, kasv 165, juuksed brünetid päevitunud, erilised tundemärgid täispuhutav. No leiutatakse uus 200-kraadine piritus ja katse ennastaks siis inglane, ameeriklane, venelane. Midagi. No inglane joob, tead, stakani ära, sussib püsti kohe. Ameeriklane joob ka seal, tead, stakani ära, no 2 tundi veel püsib vagusid, tead, rahulikult nii, siis ka sussib püsti. Venelane kurat midagi nõuab kohe liitert, tead, paneb pintslisse, mõtleb natuke aega, teeb nägusid, püüpub vaikavarrukuga suud, ütleb, kurat, alles leiusid juba kukuvad lahendama. Müüa augustis teisele lüpsile tuleb hea lehm. 1998. aasta väljalase Corrida punane. Hästi hoitud ülevaatus olemas. Kaasa hulganisti varuosi, sarved, talvesõrad, vasakpoolne tagumine kintsunahk ja palju muud ja pool traktori korvat sitta. Näha saab pullikabja Koplis kella 6.18 Tihniku ääres närib muru. Et noormehel on selline mure, et hommikul läheb pissile ja tunneb kuidagi, et munad on kuidagi imelikud. No eks ju, kurat, lapsed saadik oma munadega elanud ja nüüd, sõrme vahel olnud ja nüüd korraga tunneb, et kurat, šota nii eto reis, miski on valesti reis. Läheb arsti juurde ja ütleb, kuulge, doktor, et mul on munadega mingi jama. Midagi on, selles mõttes läheb androloog on, eks ju, meestarst. Doktor sedasi vaatab neid mune niimoodi, kombib natukene niimoodi. Võtab joodipudeli, maalib ühe muna kurat pruuniks, võtab väikse paberilehekese, tähendab sinna midagi peale ja siis mingi kabinet seal 217. Noormes siis hea küll, võtab paberi näppu ja läheb sinna 217. See on teine arst. Annab sellele paberi, ütleb, vaat sealt kabinetist tulin. See vaatab seda paberit. Ahaa, tõesti põnev. Näidake palun. No noormes kerib jälle alla, kurat pulvindele. See vaatab ka. Ai. Vaatab, uurib sedasi. Võtab brillant rohelise, värib teise muna roheliseks. Võtab sama paberi, kirjutab sinna midagi juurde ja ütleb, mingi nüüd sinna kabinetti tagasi. No kuradi pulli see on reis. Hakkab siis minema, mõtleb, mingi jama on reis. Vaatab paberit kirjutatud. Hristos Vaskres, Paul Palic, Paistinu Vaskres, San Sanich. No see on munade püha ju, selles mõttes. Liha võtad, et munade püha. Paistinu Vaskres. No teate, mis silt on loomaaias Jaanalinnu puuril või? Ei tea. Jaanalindu mitte ehmatada, põrand betoneeritud. No, Tokyo Moskva lennuliin. Aerofloti lennuk mandub siis Moskvas ja siis teadustatakse reisijatele. Lugupeetud reisijad, seoses ajavööndi vahetusega keerake oma kellad palun 50 aastat tagasi. Ühesõnaga naine läheb sünnitusmajja sünnitama. Esimene laps ka ja no ja kõik need ämmaemandad ja muud tiblad seal ümber selle kuradi laua seal, et no aga nüüd ikka pressi, ikka nüüd ikka kõvasti ja punja. Naine siis ka hambad risti. Pilaki laps lendab välja läbi seina ja tänavale ja surnud. No, paha lugu, lohutavad siis ema ja kõike puhe, et teinekord läheb paremini, et oleme valmis. Järgmine naine tuleb sünnitama ja siis tõmmatakse traatvõrk, tõmmatakse seina peale kohe ette, need terasvõrk, et see peab kinni. No, punna nüüd täiega reis, heitjale. Ilgelt paneb, pilaki lendab ja jälle, ei sitast võrgust abi midagi, jälle väljas ja tänavale nagu kuradi kirjamalk lapiti maas ja valmis. No ja, kolmandat korda mõtlen, et jama värk raisk, et nii ei saa, et midagi on vaja välja mõelda. Kutsuvad Mart Poomi. Et kuule, sa nagu õpid mees. Kui süstib, siis püüad kinni, kurat. No ja ongi, naine on siis reied rõukus seal laua peal sedasi. Need jälle, et no punni ja Mart siis seisab seal sedasi, algis niimoodi ja üritab siis, kindad on kõik kätte tõmmata, nagu peab. No punni, naine siis hullult näeb aega, pilaki lendabki ja Mart hüppab ja
ja ongi käes, mis teeb, põnaki ja jalaga. Ja kütab palli, kus tuleb. Palatis tead, 2 palati kaasas, mõlemad pealaast, jalad alal ning kipsis. Üks küsib teiseks, no mis sul viga, mis juhtus? Kurat, ja panime ilge läbuli raisk, sõbrad tegi nalja. Pani mu kuradi tatsunile Porsche mootori peale, raiskus, andsin gaasi kohe pambuses. Mis sul viga? Mis seal ikka raisk, sõitsin oma punsilmse mersuga raisk mööda maand, vaatan, üks tatsun uhab mööda, mõtlesin seisan, astusin välja. Kaks juuti saavad kokku ja üks ütleb teisele, et oi, kuule, avaldame kaastunnet naise surma puhul. Teine, et ei, sa said valesti aru, mitte naine pole surnud, ämm suri ära. Ka pole paha ju. Kuskil majas keldris lõhkeb toru. Kanalisatsiooni toru. Kutsutakse kohale see kuradi Mansaftan, see meeskond. Tulevadki 2 torumeest. Vana, meister või see tegija vend on õpipoiss. Teevad keldriukse lahti ja sa nuga, oi, poolde treppi loksub mingi hullu paska, mingi täiesti kolle lugu ja vana mees üldse ei lase ennast segada, kohe mahti üle pea kaela sisse, summerdame müttab seal nagu kuradi vesirott reis. Nad selle pealt ronib välja reis. Võti 17. Ja nad võti number 17. See paneb jälle sita sisse, tükk aega müttab ja ilgelt kaua ja tuleb uuesti välja. Torutangid. Torutangid, see läbi jälle sita alla, ilgelt kaua müttab ja ime sitt hakkab ära kaduma. Vajub, lõbus on keldri kuiv. Vanamees tuleb välja, lükkab surma pasa kere pealt maha. Õpipoiss, muidu äkki võtmeid kätte andma. No, politsei peab kinni sapikad, et sapikas on 17 matsi, kõik issanda koomas, tead. Kelleski pole asja, tead, midagi, tead. Järgmine päev politseisse seletust andma. No, hommiku siis ronivad kõik hirmsa pohmakaga sapakse. 16 matsi mahub hädavaevu ära, tead, ja üks ei mahu kuidagi, tead, teised vaatavad talle lulli näoga otsa, et mis oli keele autos, kurat, me mahume isegi hädavaevus ja kuidagi ära, tead. Loomulikult olin, ma mängisin veel eile lõõtsa. Saaremaalt pärit Nasva naiste nali. Sõidavad 2, Saaremaal, 2 naist sõidavad jalratastega ja sõidavad üle silla ja üks mees sõidab jalrattaga veel vastu. Ja üks naine ütleb, et näe, vaata, sootehnik tuleb. Teine ütleb, mis ta nüüd mootehnik rohkem kui sootehnik. Siuke lugu tuli meelde veel. Et hommiku vara, kella 5 aegas, tädi Maali läheb siis, lehmad on, eks ju, suvine aeg ja lehmad on öösel karjamaa peal, tädi Maali läheb hommikust lüpsi tegema. Läheb metsa vahelt läbi ja korra vaatab, savanarais põõsas istub pisike meest roheline, imelikult punase ja punnis näoga, niukene naljaks, nii, marslane. Hakkab siis seletama, tere, mina olen Maali, maalt, lüpsja. Teine on jumala vait. No see võtab siis žestid ka appi seal, žestikuleerib ilusti, et mina olen Maali, maalt, inimene, lüpsja olen. Tirib kätega, kurat. Teine on ikka jumala vait. Seletab eriti ilmekalt, nagu kuradi näiteringis. Mina olen Maali, näitab sõrmega ilusti nüüd enda peale. Mina olen Maali, maalt, inimene olen lüpsja. Põõsas kostab, ma olen Leo, metsavaat, situn. Kas teate, miks Hitler on 45. maha laskis või? Ta sai gaasiarve kätte. Nii, lugu oli siukene. Ühesõnaga, siis väimes läheb kuradi arsti juurde ja ütleb, et teate, et mul on ämma pärast tõsine mure, et memm on juba vana ka ja tal on siuke hull mõtlemine, et praegu on väljas suvi, kusjuures meil on nagu jaanuarikuu. No see ütleb, et jah, raske juhus, kurat, no mis siis ikka, katsun vaadata, et tooge memm siia ja vaatame. Tuuakse memm sinna ja psühhiaater siis, võtke istet. Ja, et kulge, teile siis nagu tundub, et väljas on praegu suvi. Suvi, raudselt on suvi. No aga kuidas siis niimoodi, et nagu jaanuarikuu, ei suvi on, saad aru. No aga kuidas inimesed käivad kuradi suured paksud kasukad seljas, kraed üleval, mütsid peas. Suvi on, saad aru või? Suvi on.
no aga mõtle, väljas on 30 kraadi külma, lund sajab, no siit suvi on, noh. Ühesõnaga, sõjaväekaaslased 2 tükki on ju. Üks on mingi aeg hospitalis, tuleb tagasi ja teine küsib, et mis sul viga on? Noh, kokutajaks. Teine ütleb, mul on prostatiit. Mis see on? No see tähendab seda, et mina pissin niimoodi, nagu sina räägid. Tähendab, käib jälle, brigadir käib mööda tsehhi ringi ja vaatab, et noh, vend istub seal kanalis kuskil kõrdi õline vatjovka seljas, sööb kiluga võileiba ja oi, kuule, Vasja, et ära sellega pulli raiskid, meil tuleb homme väga suur tähtis delegatsioon ja kõrdi šefid tulevad vaatama, mis huva on. Et vaata endale homseks midagi paremat võileiba peale, mis on kõrdi kilu, noh, see on päris nõrk on ju. Vaata midagi paremat, no saad ikka kuskilt on ju. No jah, katsub proovida. No ja, järgmine päev ongi, delegatsioon on kohal, seal käivad ringi kõik põllid on ju, lähevad kanalist mööda, vaatavad, sa raisk vend, see võileiba, must kalamari on peal. Väga kõva tähendab, väga kõva. Pärast delegatsioon läheb minema, brigadir tuleb sinna, surub kohe kättpidi, et tubli Vasja, väga hea, tõesti ilusti, räägi, kus sa selle musta kalamari välja koukisid rais. Mis kuradi kalamari, terve otsa nokkisin kiludel silmi peast välja. Politsei peab siis vennikse kinni ja no silm nähtavalt juua täis, no kurat ei see püsti ka raist, et puhuge. Vennik puhub mitte sittagi, puhub uuesti, ikka mitte sittagi. Politseinik lööb vaikselt närvid läbi ja ütleb, et no andke siia, ma puhun ise, puhub. Noh, töötab ju. Ühesõnaga Aadam läheb Jumala juurde, ütleb, et kuule, tilgalt vahva on küll, et tegid mulle nagu, noh, Eeva, eks ju. Et noh, nüüd mul nagu selts on olemas ja tore ja. Aga et vaata, et ühe asjaga panid nagu natuke mööda, et minul on nüüd küll mida panna, aga Eeval ei ole kuhu panna, et väikse Jänku tuli enne sinna koha peale, et Jänku poiss tuli sisse. Ai jah, kuule, see läks meelest ära, et oi, kuule, aga muret ei ole, kohe korda, vilistab korra. Ja tulevad kurg, konn ja heeringas on ju. Et kuulge, siuke jent on, et näed, Eeval ei siuke asi tegemata, et mingi aeg asi korda on ju. Noh, loomad muidugi on ju. Okei, teeme ära, lähevad siis sinna ja Eeva on seal sirutsi jalu põõsal maas ja kurg paneb korra nokaga nöödi. Rass! Sellest tast peal on Eeva lauk sees ja kurel nokk punane. Konn läheb, istub korraks peale, sellest peal on Eeva libe. Ja siis käis heeringas ka vahelt läbi ja vaat nüüd siia ma ei tea, kumma aissa, kummal külge jäi. Kuskil hommikul, noh juunikuu, kell on 5 hommikul, päike on nibin-nabin üles tõusnud, seal udu on laskunud madalale, hommikune lind vigiseb kuskil mingi ilgelt vahva ja tore ja mingi mees tuleb, ronib toast välja, kastega peseb unesilmadest, sammub üle kastese niidu sinna kuskile jõe peale, istub kaldale maha ja lihtsalt naudib seda, kuidas ämbliku võrgud on kõik kastet täis, on nagu hõbedane väli ja kõik on meeletult täielik vaikus ja lind kuskil üksik siutsub, võib-olla kuskil rikub vaikust natukene. Kala jõeb jõe peal lups ja no täielik idüll. Ja siis kostab korra kaugelt jõe pealt, mine perse! Vend niimoodi mõtleb, mis nüüd juhtus siis? Ei tea, et mingi kalamees äkki hommikul, et kala läks nõnga otsast ära. Ei sittagi rais, varsti on juba lähemalt ja kõvemini. Mine perse! Kuradi jama raist ja järjest hullemaks läheb, muudkui tuleb lähemale ja mine perse ja pagana pull vend juba täitsa tõuseb püsti, et läheb vaatama ja siis tuleb sealt jõe käänu tagant roostiku seest jukene väike laste kummipaat, suur paks mees istub sees ja sõuab kulbiga. Vend hakkab niimoodi rõvedalt naarvaks, kuule sa lusikaga ei taha sõuda, mine perse! Hommikune rivistus toimub, jah? Kontrollis nimest. Petrov, siin. Ivanov, siin. Sidorov, no siin. Muidugi olete siin, kus talvelaevast ikka lähete. Läheb Juhan Parts oma reisil läbi Itaalia, satub sinna Pisa linna ning näidatakse talle, et näete, siin on siis meie kuulus viltune Pisa kellatorn. Parts vaatab nii, et mu arusta küll viltu pole. Et lugu Sikue,
tähendab, Osama bin Laden läheb sinna kuradi Pisa linna reisima. Vaatab ka seda viltust kellatorni, ütleb, et amatöörid. Tähendab, alkoholikaupluse direktori korteris heliseb telefon õhtul kell 9. Ja küsimuseks, et kuulge, mis kell teil see pood hommikul lahti tehakse? Sealt kostab, et direktor ütleb, kell 9 hommikul. Väga hea, vabandage tulitamast, et eks me katsu kannatada. Hea küll. Tore, järgmine kõne tuleb siis öösel kella 2 paiku. Kuule, ma mäletan täpselt, mis kell see pood lahti teil? Ma ütlesin teile, et kell 9, siis kuhu te helistate, kell 2 öösel loliksid läinud peast. Sorry, ära vennast, pane pahaks, kuule, sorry, läks nad sassi, ma mäletan küll 9, 7 tundi, pisi asi meelotsi, pole probleemi. Järgmine tuleb kell 6 hommikul, 7 paiku, ütleme, viimased imemagusad uneminutid ise teate, eks ju. Kuule, mis kell see pood sul läheb siis? Ma ütlesin teile, et kell 9 hommikul ja kui te nii purjus olete nagu praegu, me ei lasegi teid sisse. Mis kuradi sisse, ma olen välja. Kes teab, kuidas kalamehe naist ära tunda? Kalamehe naisel on ussid. Ühesõnaga Nõukogude Venemaa ning Hiina piir jõgi vahel, eks ju. Kummalgi pool seisab piirivalvur, üks on sealt, teine on sealt. Ja siis see Vene piirivalvur rüüab, et hiinlane kuule, no mis on, mine vittu. No mis ma nüüd tegin, no hea küll, ju jääb, järgmine ööse jälle. Samad vennadele see, hiinlane kuule, no mis on, mine vittu. No kurat, no mis jama see on, miks ta mind sõimab, kui 3. öö ikka jälle samamoodi, siis lõpuks meil on kopp ees. Et umbes läheb ülemus juurde kaebama. Kuule, oota, mis venelane teeb reis, muudku aga hüüab mind üle jõe, ja nii kui ma vastan, kohe saadab vittu. Ülemus, sa oled kõik hea tainas, imestar hea mees kõrgemale ei jõua reis. Hüüa ise, saada ise vittu. Ja kaara reis, nii teengi. Läheb, lipab sinna. Lipab sinna. Venelane kuule, sest et sina hiinlane või, mina hea, mine vittu. Oota, nüüd ma teen pulli häält teile. Ja nüüd on niimoodi, et midagi muud ei olegi parata, kui lihtsalt niimoodi läheb nii kaua, kui kopsumahtu on, nii palju tuleb täpselt selle tuule järgi. Üks soomlane kaob teise kohtusse, ütleb, et kuule, kohtunik küsis, mille suba on, see ütleb, et Pekko ütles mulle, et ma olen puupea. Juku ütleb, ma pole ütlese puupea, ma ütlesin, pane müts pähe, rähm tuleb. Poiss läheb sõjaväekomissariaati, peab sõtta ära võetama ja küsitakse, et kuidas nimi on? Poiss Tanel. Selgi, kuulipildur-rood, ei ole see mingi mõtlemist. Istuvad mehed ümber õllelaua, võtavad tõsisemalt õllevõtmist ja üks mees ütleb, peale südant kosutavad sõõmu, et teate, mul on naisega ikka mitte väga hästi vedanud ei ole just. Mis sa räägid, kurat, kõrgharidusega ja puha ja käib hea koha peal tööl ja nii palju kui me teame, väga palju litsi ka löö ja puha. Ei seda küll, aga ta on nagu sees, et ta on nagu liiga intelligentne. Mis muude liiga? No saate ära poisid, ta võtab suhu, normaalne kui võtab, ta võtab kahvliga, kurat. Õpetaja toob omast arust koolis, matemaatikatund, arutamisatund, rehkendamisatund. Omast arust toob siis ülesanded. Nii lapsed, kui me läheme nüüd metsa, kõigepealt võtame maha 20 kaske, siis võtame 10 kuuske, vahele võtame 5 leppa ja siis läheb 14 tamme. Palju puid me siis kokku, et mis siis kokku tuleb? Juku ütleb, päris sitaks trahvi saad. Päris lahja trahv tuleb. Et siis nii ja sõidab tavaline linnasisene liinibuss, sõidab New Yorgis, eks ju, Harlemist nii-öelda downtowni või sinna kesklinna ja bussis käib mingi meeletu jagelemine, mingi hirmus kisa, mingi norimine, vaata, et läheb löömaks ära, umbes hakatakse püstoleid välja tõmbama ja kole veriseks läheb ju umbes
probleem on selles teemas, et kes on nagu neegrid ja kes on nagu valged ja kes peab kus istuma, kes ees, kes taga, kes üldse seisab, kes üldse istub, mingi jube võstu paitamine. Vaata, et lüüakse buss puru ära. Bussi üle korraga närvid täiesti puru. Pidur laks põhja, kurat, kõik bussist välja. Noh, hea küll, lähed bussist välja. Buss just teedab, kuradi trepi astme peab kõva loega. Kuulge ka maan, te ei ole mingid lapsed, te ei ole mingid koolielikud. Tulge mõistle, need suured inimesed. Mis mustad, mis valged? On niimoodi kergim, siis lepime kokku, et kõik on rohelised, olete rahul või? See on küll hea plaan, kõik on rohelised, väga hea. Väga hea, nüüd läheme ilusti bussi, tumerohelised taha, ederohelised ette. Audrumees läheb Pärnu jõkke ujuma ja korraga tunneb, karvane ja tugev käsi võtab tillernipsust kinni ning küsib +2 või -2. See ematab esimese hooga kohe nii ära, et mõtleb, millest ta kinni, +2. Tuleb veest välja, persse ongi 4 muna all. Mõtleb, mis ma nüüd peale hakkan oma 4 muna, kurat, kui ma lähen, kurat, alla on nagu kuradi marjakobar nahku. Mis ma nüüd oma lolli eluga peale hakkan? Ei oskagi muud targemat teha, läheb jõkke tagasi. Tunneb jälle, suur ja karvane käsi võtab kuradi tillernipsust kinni ja küsib, +4 või -4. Ühesõnaga, üks Soome pastor mõtleb, et kurat, 30 aastat olen siin nii-öelda koori juhatanud, on ju, noh, oma usutööd teinud ja aeg nagu, kurat, pea juba all otsas ja vana mees ja pole nagu õiget elu näinudki. Vaja nagu vaadata, et kuidas see muu maailm elab teed. Jätab oma koguduse kõik jumalaga, võtab oma rahad kõik sinna, kus ta parasjagu tasku ja kolib sealt eelnikest 400 versta sinna põhja poole ära kuskil Lapimaa piiri äärde. Mingi pisiki küla. Saab seal majad, kõik virk-värk, kolib sisse, esimene õhtu pakib oma asju lahti ja värki ja korragi ei koputa. Läheb ukse peal, teeb ukse lahti ja, aga see on mingi siukene kuradi suvaline külajass, tead. Tervist naaber ja, tore ja, rõõm teid kohata ja, pukspuu umbes. No, et ma tulin siis seda asja rääkima, et meil on siuke komme, et esimesel, või noh, siis kui inimene nagu on juba tulnud külla, et asja, et siis nagu järgmisel õhtul ta nagu enda juures korraldab väikse, noh, niisuguse pisikese peo, et saadaks nagu tuttavaks ja sedasi. Pastor see peale, et tore, et noh, muidugi, kes me ikka korraldame, et kuidas teil need peod siin muidu nagu siis nagu on või välja näed. Mees siis, et ei noh, mis siin ikka, lükkab läki kuklasse ja mis siin ikka, et noh, eks me tuleme kohale, noh, eks me eeldatakse, et laud oleks nagu äke, süüa peaks nii korralikult olema. Noh, alguses teeme siis mõned soojad õlled, soojendavad õlled, tähendab, külmad õlled olgu, aga noh, et soojenduseks. Siis, noh, saun sul on jah, väga saun on väga. Nii, siis tähendab nii, sööme esimese isu pealt ära, kiired klahvid viina vahele, noh, eks siis hakkab juba nii imelikuks kiskuma. Saun vist ei ole soes, võib kiirelt keppi teha. Siis vaatame niimoodi, saun on juba soe, läheme saunastame keppi, raudsetame keppi. Siis on, me eeldame, et sul on saunas ka õlut, jah, väga hea. Saunas võtame ka õlut, noh, eks õlu ajab nii tiiraseks, teeme väikse rahmaka ka. Siis uuesti lavale väikse kepi sinna vahele, siis läheks nagu duši alla. Duši all nii läheb kepiks, siin pole vahet. No siis võib vahepeal süüa, kes tahab suitsuda, aga sul on veel õlut, väga hea, siis noh, õlut on rohkem. Siis teeme, no siis peaks keppima tegelikult vahepeal, sellest nagu õigel omal kohal. Siis on see ekstreemne variant on meie külas ka, et see läheme lavale, teeme kepi ja ei pese, et no siis nagu jahtume maha, siis teeme uue kepi, siis läheme pesema. Pastor on nagu pika peale karp, tõeb puhta lahti, et kas nagu suurem pidu, et peab nagu ülikonna vaatama. Ei, mis siin ikka omad inimesed, sina ja mina 8 oleme, ega siin muud. Lolliks joonuna hea on olla, lollina käituda. Mured nagu muuseas lõppevad otsa, soovid täituvad. Lolliks joonuna hea on olla, täis ennast ropsida. Kõik mind loomulikuks peavad, ei sega vahele. Põrbaba, 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 põrbaba. Papa põrbaba, 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 põrbaba.
lolliks joonuna jääb olla kõik Virnumaa. Sõbrad, laske napsidel tulla kallake sisse taas. Kallake sisse taas. Kallake sisse taas. Tai, digi, tai, digi, 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 tai. Pea sai täis ja ka raha otsa sai. lugu siuke, elab kusagil lugu Sikue elab kuskil metsas siukene jänes, kelle nimi on Sam. Ja muust enam metsas ei räägitagi, et jänes on nagu huipukõva panomees. Et noh, absoluutselt, nii kui metsa vahel läheb, kohe jänku memmed on seal kutsuge panomees hakkamas kohe ja aga siis tuleb mingi noorem, ma ei tea, sõber või sugulane või noh, mingi muu teine jänes, noh noorem niisugune poisu. Kuule Sam, selle nimi on Jack, et kuule Sam, et kuule metsas muust räägitagi, et nagu sina metsa lähed, siis memmed on kohe kuradi hakkamas ja kuule ole hea, et no me nagu vanad sõbrad ja puha, et onude poolest sugulased, et äkki saaks ka sinu varalt väikse kuradi noh, ikka aitaksin. Sam pole ka kademees, et noh, ikka saab, on ju, et mis siin ikka, läheme saime kõhumurru täis ja kurat, noh siis läheme vaatame, kurat. Lähevad siis söövad mätta peal muru, kurat, ristik värske ja aga Sam seletab saadalu, kus fenomen on. Fenomen selle koha peal on, et minu noh, tõesti on nii, et ma lähen metsa ja ongi memmed on kõik madal stardis, kurat. Aga asi on selles, et kõik põhineb. Katsu. Lase ma nüüd. Katsu aru saada, poja, kõik põhineb viisakusel. Et iialgi ole niisama, et lähen sinna umbes pärast ei tunnen nägu ka ära, on ju. Ilusti teed, on ju, rahmaka ära, ütled, thank you, tänan teid, eks ju. Slam bam, thank you ma'am, slam bam, thank you ma'am. No selge, küll ma olen, lähme nüüd juba ruttu, mul kõht täis ja pohe. No selge, saavad siis mindud ja ongi, pljääd, vaatavad haaviku vahele, pljääd, jängu memmed on kõik niimoodi. Sabad kikis seal, anna aga kuuma reis. Noh, kena. Ja Sam siis, et kuule, mis siin ikka, et hakkame siis pihta, et noh, sa tuled sealt otsa poolt ja ma tulen siit, et kuskil keskel saame siis kokku, et eks siis näeme saada saab, kas tahab veel või taha ja põhimõtteliselt viisaks peab olema. Ja olen viisaks, ära sa põe, ära sa muretse. Tore, hakkas pihta. Sam, vana mees, rahulikult, slam bam, thank you ma'am, slam bam, thank you ma'am, slam bam, thank you ma'am. Aga see noor poiss kohe, slam bam, thank you ma'am, slam bam, thank you ma'am, slam bam, hullult rahma aitab reis. Vana ikka, et slam bam, thank you ma'am, slam bam, thank you ma'am. See slam bam, thank you ma'am, sorry Sam, slam bam, thank you ma'am. Naisel on olnud vastavad terviseprobleemid, mille peale tal on määratud hormoonravi. Aga siis see peale ta läheb nagu arsti juurde, ütleb doktor, et teie hormoonravi on muidu nagu tore, annab tulemusi ja kõik kena ja puha, tüsistusi polegi midagi. Aga võt see asi on nagu imelik, et mul on nagu rinna peal karvad kasvama. Kas see on nagu normaalne? No saad aru, mul iseenesest ei ole mitte kole naine, eks ju, noh, pikk ja nagu peab ja kõik puha, aga rindade vahel nagu kipuvad nagu võsuma. Arstis see peale, et ei, see pole hullu, et noh, pärast ravimõjud lähevad mööda, et see kaob ära, et see ei ole hullu midagi. Aga et kus ma olen neid karvu siis on? Munadeni välja, noh. Tähendab siis on nii, et Vene uus rikas sõidab trolliga. Sõidab trolliga juba peaaegu et liini lõpus ja läheb trollijuhi juurde, ütleb, kuule, lugu on päris paha, ütleb trollijuhile, et ole nüüd täitsa vunts ja viskame maja ette, noh, padjeesti ette, paraadne ette, viska ära reis. Mul on praegu kandid kaela peal, ma ei saa muidu käia reis. Ma ei julge linnas liikuda reis. Kuidas ma sul saan, kus sa elad? Noh, näed, sealt lõpp-peatuseni, sealt on 300 meetrit edasi. No näin, mul saad liinid saavad otsa ju. Ei no, mis siis, võta laul sisse, pane toole jõuga reis, mul on hädasti vaja, kui ma annan 500 taala sulle reis. Ma julge, nii kui ma 2 sammu jala käin, kael tõmmatakse maha reis. No ladna reis, 500 taala reis, poole aasta palk, no davai proovime reis. Võtabki hullud hinna sisse, teisi reisid enam peale ei ole ka reis. Hullu moodi kimab, rasaki sarved pealt maha ja sitaga pooles jõuabki maja ette välja reis. Huudurikas nii kui aus mees reis, käsi taskusse portfel välja, kaob oma 5 sotti välja. Trolliks edasi vaatab, maja siin on täis mingi liivaunnikud, augud, mingid jutud reis. Küsib, et mis sul toimub siin torusi vahetus? Ei midagi, ma tulin eile metrooga. Põhja-Ameerikasse, teate kunagi rajati suur raudtee, eks ju, idast läände igavene väga. Läheb veel natuke aega mööda, siis tehakse sinna lõpuks nagu reisirong, siukene, kus nagu inimesed peab pileti ostma. Rong sõidab läbi sealt, eks ju, Santa Fe'd ja Louisianad ja whatever, mis iganes kohast läbi sõidab. Kõik ostavad nagu pileti. Indiaani peale, minna tuua ei osta.
läheb rongi, ütleb, Winnetou piletit ei osta. Muidugi visatakse nahku välja sealt, ei osta siis ka persesid. Järgmine päev rong läheb sealt mööda, Winnetou tuleb jälle rongi peale tähtsa naga. Kõik ostavad pileti, Winnetou piletit ei osta. Jälle visatakse nahku. Kolmandat korda, kolmandal päeval jälle vend üritab rongi peale tulla, siis küsid, no miks sa ei osta? Winnetou'l on kuupilet. aga seda lugu, et kuidas neid naisi kutsutakse, kes pipardavad? Neid ei kutsutagi.